26. detsember ehk teine jõulupüha. Ida-Harju politseijaoskonnas valmistub suur hulk politseinike uueks öövahetuseks, sest elu on näidanud, et pühadel tuleb väljas olla suuremate jõududega. Eriti siis, kui pühad kestavad 5 päeva, nii nagu tänavu. Esimest väljakutset ei tulegi kaua oodata. Pärast 9 tuleb sisse mitu teadet, et 2 joobes isikut määratsevad Lasnamäe vahel. Võta käed taskust oli. Käed taskust oli. Isikut endal dokument on sul. Isikut endal dokument on sul. Üsna kiiresti saab selgeks, et nii mees kui ka naine on mõlemad suures joobes ja ebaadekvaatsed. Слышишь? Не надо напрягаться, потому что... Подожди, а ты не предупредил. Ты находишься в общественном месте. Братан. Да. Не надо напрягаться. Слышишь? Ты не предупредил. Ты находишься в общественном месте. Когда ты заходишь на Статуэл, там написано, что ведется видеосъемка. Кто это? Te reportööre, võiks populaarne. Alkomeeter viskab ette uhke tulemuse ja sangarite käitumine muutub aina agressiivsemaks. Seega on selge, et suund tuleb võtta Tallinna kainestusmajja. Поднимаемся, говорите? Такой урод. Смотри, не снимай нахуй. Õhtu esimene väljakutse oli loomulikult seotud alkoholiga ja nüüd me oleme oma patsiendiga koos jõudnud siis siia Tallinna kainestusmajja ja te hetkel ei näe, aga siin on järjekorras, ainuüksi järjekorras 4 politseiautot. Водички можно, пожалуйста? Можно. Полад Раулик. Конечно. Тихо. Никогда в жизни такого не было. Смотрите, все. Сейчас медики посмотрят. Смотрите. Вот тут. Смотри, все в крови, блядь, сука, никто не поможет. Kainestusmajas selgus, et meeste rahval oli lõikihaav käepiirkonnas, et suure tõenäosusega tal seal taskus oli kuskil pudel, et see pudel läks ka katki ja siis me toimetasime teda siia koos kiirabiga Mustamäe haiglasse. Ja nüüd ta jääb arsti toole alla? Jah, praegu ta jääb haiglasse. Nii kui kell sai 12, tuli aga politseil minna osasid kodanikke magama panema ehk lahendada öörahu rikkumisi. Aga nii nagu lastega on ka peolistega, tekk jääb peale alles mitmenda ütlemisega. Здрасте. Здрасте. Шумновато, молодые люди, вас. Выключаем, уже едем отсюда. Да. Вы хозяин? Да. Можно документ? Паспорт подойдет? Подойдет. Need mehed ütlesid, et jõulud, et nad puhkavad, aga lubasid muusikat välja lülitada. Kui palju tuleb politseil tegeleda selliste asjadega ikkagi, et peab minema kellegi muusikat piltlikult öeldes maha keerama? Ikka käime sellepärast, et inimesed nagu ei arvesta teistega, see on väga kurb. Politsei. Tee lahti siis, kui sa elad siin. Õdevalt, lasta avab ukse. Mis see õe nimi on? Mis sinu asi? Mis sa targutad siin? Lähisuhte vägivallana sisse tulnud väljakutsel kordus sama muster, mida olime sel õhtul näinud ka varem. Ütled korra, et ole hea mees, mine koju magama, ütled teise korra ja ütled veel ka 3. Lõpuks tuleb ikkagi võtta suund kainestusmajja, sest rusikad saavad mõistusest võitu. Kuule, äkki tõmba. Miski minus ütleb, et lahti vajunud jope ei olnud tol õhtul selle noormehe suurim probleem. Võitlusvaimu jagus aga seltsimeestel pikemaks ajaks. Oi, suured tänu. Möödas on 4 tundi ja sihtkoht on taas kord Tallinna kainestusmaja, sest kumbki mees ei olnud valmis politsei käskluse peale lahkuma ning nad soovisid tulla Tallinna kainestusmajja kainenema. Mingid kokkulepped kahjuks ei õnnestunud teha, et me leppisime kokku, et te lähete ära ja kui olete kaine, siis tulete ja suhtlete oma lapsega. Ta ei tahtnud korraldada, ta ei reageerinud ja mõlemad muutsid agressiivseks ja olid toimetud kainenema. Suures joobes inimesi oli lausa nii palju, et Tallinna kainestusmaja sai enne kella 3 öösel täis. Kokku tuli politseil üle Eesti kainenema toimetada lausa 180 inimest. Roolis tabati tänavu 44 joobes juhti ja kannatanutega liiklusõnnetusi oli 11. Kokku sai politsei 1734 väljakutset, millest nagu juba öeldud, pea 300 olid seotud lähisuhte vägivallaga. Ma alati tegelikult räägin, et põhjus on alkohol ja tegelikult kõik kutsed on seotud sellega, et inimesed kuritarvitavad alkoholiga, ehk siis see on lähisuhtevägivald
et inimesed joovad liiga palju, siis pärast hakkavad kaklema ja aastavahetus on kohe käes, et tegelikult on see, nagu ma juba ütlesin, et alkohol, et hoidke seda piiri, nii ütleme, et kui ikka soovite nagu tarvitada alkoholi, ikka see peab olema mõistlik.